Mõte, et hinda on lihtsam maksta, kui sa näed lubatud tulemust, on tugevalt motiveeriv ja laialt kasutatav erinevates eluvaldkondades. See põhimõte tugineb lihtsalt psühholoogilisel mehhanismil. Kui inimesed näevad ja mõistavad oma pingutuse lõpptulemust, on nad motiveeritumad pühenduma ja kannatama raskusi, mis nende eesmärkide saavutamiseks vaja on. Õppimine nägema lubatud tulemust on oskus, mida saab arendada ning see aitab keskenduda ja säilitada motivatsiooni isegi siis, kui teekond on keeruline. Kõigepealt, kuidas siis näha lubatud tulemust? See algab visioonist. Selge ja konkreetne visioon annab suuna ja eesmärgi. Näiteks, kui inimene soovib kaalust alla võtta, on oluline ette kujutada, milline näeb tema elu välja, kui eesmärk on saavutatud. Tavaliselt hõlmab see tervislikuma keha, suurema enesekindluse ja paranenud enesetunde kujutlemist. Kui visioon on selge, muutub see konkreetseks sihtmärgiks, mis annab jõudu ja motivatsiooni. Teiseks, eesmärkide seadmine on kriitiline. Visioon peab jagunema väiksemateks, saavutatavateks sammudeks. Kui eesmärk on liiga suur ja ebamäärane, võib see tunduda kättesaamatu ja tekitada motivatsioonilanguse. Seega, kui inimene soovib näiteks uusi oskusi omandada, peaks ta seadma vaheeesmärgid, mis viivad lõppeesmärgini. Iga väikese saavutuse tähistamine tugevdab usku, et lõpptulemus on võimalik ja motiveerib edasi liikuma. Kolmandaks, tulemuste visualiseerimine. Uuringud näitavad, et positiivne visualiseerimine aitab suurendada tõenäosust, et inimene saavutab oma eesmärgid. See tähendab, et regulaarselt oma eesmärke ja nende saavutamist ette kujutades võib suurendada motivatsiooni ja pühendumust. Näiteks sportlased kasutavad tihti visualiseerimist, kujutledes ennast võistlusel edukalt sooritamas. See vaimne harjutus aitab neil keskenduda ja usku säilitada ka raskustes olles. 4. samm on toetuse otsimine. Kui teekond eesmärgini on jagatud kellegagi, kes mõistab ja toetab, muutub see kergemaks. Toetajad võivad pakkuda nii emotsionaalset tuge kui ka praktilisi nõuandeid. Näiteks, kui keegi soovib alustada uut äri, võib mentor või äripartner pakkuda väärtuslikku juhendamist ja julgustust. Lisaks on oluline meeles pidada, et teekonnal eesmärgini on kindlasti väljakutseid ja tagasilööke. Need on loomulikud ja vältimatud osad kasvamisprotsessis. Kui keskendutakse ainult lõpptulemusele ja eiratakse teekonna raskusi, võib see põhjustada pettumust ja allaandmist. Selle tõttu on kasulik õppida hindama ja nautima ka teekonda ennast, mitte ainult lõpptulemust. Kokkuvõttes, lubatud tulemuse nägemine ja selle poole püüdlemine on tõhus viis motivatsiooni säilitamiseks. Kui inimene suudab ette kujutada ja visualiseerida oma eesmärki, jagada selle väiksemateks sammudeks, otsida toetust ja õppida nautima ka teekonda, muutub hind, mida tuleb maksta, kergemini talutavaks. See aitab mitte ainult eesmärkideni jõuda, vaid ka areneda ja kasvada protsessi käigus. Aitäh ja peatse kuulmiseni!